and you will hear the wisdom unlimited. Earth, carry your lives, water wash away your pride. Air, please clear our minds, fire free us from the light. Have you heard how the wind whispers in the forest? Have you seen the rain feeding the rivers? Borrow eyes from the stars, ask for ears from the trees, and you will see and you will hear the wisdom unlimited. Earth, carry your lives, water wash away your pride. Air, please clear our minds, fire free us from the light. Earth, carry your lives, water wash away your pride. Air, please clear our minds, fire free us from the light. Within the chest of nature beats the heart of God. Feel the mother nature, feel the mother nature, see the mother nature, feel the mother nature, see the mother nature, feel the mother nature, see the mother nature. Earth, carry your light, water wash away your pride. Air, please clear our mind, fire free us from the light. Earth, carry your light, water wash away your pride. Air, please clear our mind, fire free us from the Te kuulsite järjekordset eurolugu ja see lugu nüüd astub ka teiste hulgas üles 3. veebruaril. Järgmisel, tulge Lauri ja Regina, istuge meie sekka. Järgmisel nädalal on samamoodi igal hommikul siin üks laul esitlusel ja räägime ka tegijatega juttu. Aga tere hommikust täna esitatud laulu helilooja Priit Pajusaar ja tere hommikust sõnade autorid Regina ja Anna. Tere. Tervist. No kuidas need sõnad ja see viis sündisid? Kumb oli enne olemas? Ma täpsustan, et tegelikult on Arne ka osaliselt muusika autor, et meil on seekord hästi läbi lõimunud see loo tegemine ja asi läks liikvele tegelikult ikka ideest seda puhku, et tuli sinne mõte, et võiks teha just nimelt loodusest ja loodusääli kasutades lugu. No millest see lugu räägib? Noh, eks sõna loodus on nii lai mõiste tegelikult, et esimene märgusõna, mis Priit mulle telefoni ütles, et loodusest tiihjad nagu. Et tegelikult on väga täpselt ilusti seletatud siis, mis loodusest tiihjad on siin maailmas üldse, siis tarkades raamatutes. Ja mina sain sellest kohe innustust, et on nagu 5 jämedat elementi, et õhk, maa, tuli, vesi, eks ju, eeter siis peenem natuke õhust. Et siis me mõtlesime, et väga hea, et võtame siis need elemendid, mida sa saab kasutada ka koreograafias, sõnumis, ja just need 5 jämedat elementi siis materiaalses maailmas, need on nagu natuke parlanksist väljas, kui me võtame vee puhtust või õhu puhtust või mis iganes. Et sellepärast väga hea selline filosoofiline sügav mõte ja samal ajal mitte nagu väsitav inimestel, et väga raske muusikas edasi anda, hakata seal filosofeerima, et samal ajal hästi lihtne, selline lihtne ja puhtad looduselemendid. Priit, sina oled eurolaule kirjutanud küll nii mitmeks aastaks, et me üritasime siin enne kokku lugeda ja päris läks natuke isegi segamini, et mis sind kui nii kogenud heliloojat üleüldse paneb iga kord selles rattas kaasa lööma? Miks see vajalik on sulle? No tegelikult ilmselt on natuke hasart ka ja teisalt jällegi mõneti jälle sunnib see olukord, kui peaks nagu Eurovisiooni jaoks mingi loo kirjutama, natuke mõtlema ja endast midagi uut välja pressima, et ma arvan, et see ongi teataval määral just
väljakutse, et midagi jälle uut leida või natuke teistmoodi teha, kui enne on tehtud, et ma arvan, et selles on nagu minu jaoks see väärtus, aga ikkagi see väike spordivaim on ka asjas. Aga seekord ma olen rahul, et tekkis selline mõte. No millised ootused teile seoses oma looga on? Ütleme, et kui te nüüd pääsete edasi lõppvõistlusele Helsingis, olete selle peale on ka mõelnud, et kuidas see laul seal kõlada võiks? Eks meil on see aasta väga tugev konkurents, alati on väga palju häid lugusid ja see aasta meil on tõesti nagu eriti suur au ühest küljest osaleda selliste Eesti superstaaridega, olla nendega ühes rivis aga me tunneme nagu tõesti, et on hästi suur konkurents, et sellepärast me nagu üritame lihtsalt anda endast parima ja võib-olla selle, võidu pole nii mediteeri praegu esialgu, et lihtsalt anda endast parim ja siis vaatame, kuidas läheb. No te olete tegelikult, Regina, valinud sellise vaimse tee, aga kas see, nüüd te olete 3. aastat, eks ole, astute üles eurolaulu võistlusele, et kas teie jaoks natuke selline liigsele võib-olla välisele särale üles ehitatud üritus kuidagi teie nende väärtushinnangutega vastuollu ei lähe või? Jumal on meid loonud natuke edevateks, et üks vaimne õpet ütles ka, et muusik tähendab, ei saa laval olla, kui tal ei ole edevust, et looduse poolt meil on siis natuke sellist edevust, et miks ka mitte edevust ära kasutada maailma parandamisel, selles mõttes, et kui pigem, see on nagu minust hullem, kui edevust kasutada ära, et mina, mulle, minu, et oled nagu selline oi, kui hästi ma panen, aga kui sul on looduse poolt meeldib tantsida, laulda ja meeldib laval olla teiste inimeste ees, nagu tekitada sellist head energiaringi, siis seda saab väga hästi ära kasutada, et inimesed vahest küsivad ka, et kuidas seda vaimne asi siin on nii vabatahtlik ja niivõrd sügav ja puhas, et miks te nagu igal pool kommertsis püüate seda siis nagu väljendada. Ma olen alati öelnud, andke mulle iga päev 1 000 000 krooni või 1 000 000 dollarit, ma kasutan seda alati kõrgetel vaimsetel eesmärkid, et inimestele see asi kohale viia, sest kommertsis tavaliselt siis pritsib läbi just sellist mõttetut informatsiooni, mis inimeste deklareerumisele viivad, mis iganes alkoholireklaamid või mis iganes. Tegelikult miks ka mitte kasutada kommertsis ja siis show businessis maksimaalselt seda puhast sõnumit seal ka läbi viia, sest noored elavad ju kõik ainult vaadates, mis toimub MTV-st, kuidas seal käituvad need artistide asjad ja siis nad püüavad seda järgi teha, et see on normaalne, et inimene vaatab eeskujude järgi. Et see on hea, kui on artistide seas või seal on inimesi, kes nagu väärtustavad loodust või kõrget mõtteviisi või mis iganes. Selle loo puhul on see show element ka küllalt oluline, et kuidas te selle liikumise seadnud olete? Seda siis laupäeva õhtul näeb, kuidas see liikumine on seatud, aga jah, me oleme selle kallal tööd teinud ja selline koreograafiline pool on täitsa olemas, panime siin tüdrukud ka tantsima ja on ka väikest sellist võlukunsti mängus, et üllatusmomente võib olla. Miks sa, Priit, juba teist korda oled siis ütleme eurolaulu konkursil sellise, võib-olla pisut sellise indiapärase looga esindatud? Et sa oled selline kogenud helilooja, et siin on kindlasti mingid omad põhjused. Sa näed selles mingit potentsiaali, ma kujutan ette. Ütleme niimoodi, et selline maailma muusika on minu jaoks alati kütkestav olnud ja et ei pea iga aasta seda oma pisikest ugri-mugri asja siin ajama või täiesti tavalist poplookast tegema. Sinu jaoks on prognoosimatu olnud see, et mis lugu võidab Eurovisioonil? Või on seal mingisugune oma skeem või süsteem? Mul on 2 korda õnnestunud niimoodi seal Eurovisiooni proovisaalis niimoodi emotsionaalselt röögatada, et see lugu võidab. Ühe korra oli siis, kui need vennad Ulsonid, need Taani vennad võitsid Rootsis ja Stockholmis oli see võistlus, siis saalis olles, kui pool võistlust oli ees ja siis ma rahulikult deklareerisin, et see lugu võidab, seal oli niivõrd hea akustik ja siis see oli vist 97. aastal, kui see Catherine and the Waves võiti Siirimaal, siis peaproovis ma polnud üldse lugusid kuulnud. Siis ma julgesin kõigile öelda ja kinnitada, et see lugu võidab, et tekkis selline tunne. Tekkis selline atmosfäär? Ja 2 korda on mul tekkinud selline tunne, et ma tean, et see lugu võidab, aga need on ainukesed korras olnud.
Aga muidu on üsnagi, sa võid ka aimata, ütleme sel aastal, kui me olime 2004. aastal olime Türgis neiokestega, siis see Ruslana võitis, siis oli see tunne oli kuidagi üleval, et nad võiksid ju võita tegelikult. No suur tänu teile täna hommikul meile siia stuudiosse tulemast ja edu teile selle kauni laulu esitamisel järgmisel laupäeval. Aitäh kutsumast!